Siin 5. rajal siis paremal pool on Ander Koppel ja eessõudja on Elar Loot ning nende B-finaal ehk siis võistlus 7. kuni 12. koha üle. Ja nagu näeme vastasteks Taani, Suurbritannia, Hispaania ning Ungari. Ja, et vaata, kuidas just siit minema saavad, et neil peaks olema väga hea start. Väga hea stardi nad teevad ja lähevad seda sõitu ka kindlalt juhtima, et kui siin eelmistes ringides olid nende põhikonkurendid olid ungarlased, keda nad siis siin vahesõidus edestasid, siis teistele tuli seekord veel alla vandud, aga nüüd on küll nende poolt väga julge algus ja vaatamata sellele, et tempo ei ole ülikõrge, siin ikkagi üle 40 Eesti tempo. Suurbritannia näeme, et liikus seal 44-43, aga nüüd minnakse üle vaikselt distantsi tööle, et eks need tempod vaikselt sinna 40 ja natukene alla jäävad, aga väga südikas algus igal juhul meie paatkonnalt ja rääkides siin ka treener Veiko Sinisaloga, et plaan oli ja on, et julgemalt alustada ja parem ikkagi julgemalt alustada ja vaadata, kui kaua ära kestad, kui võtad nii-öelda tagasihoidlikuma positsiooni ja üritad seal lõpuspurdiga midagi parandada, aga ikkagi siuke ühtlane distantsi läbimine ja kannatamine. Väga ilusasti panevad praegu ja näha, et Elar Loodil on juba hambad on ristis veits ja ikka punnitab, aga see on nagu üliilus on vaadata praegu, et tehniliselt on nad väga heas kohas, just siin kohas, et 500 meetrit mindud ja põhimõtteliselt 3 rampaadiga on siis teisest kohast ees, mis on arvestades eelmisi sõite, siis on ikkagi väga-väga kõva tulemus. Väga julge algus ja loodame, et mehed peavad lõpuni vastu, aga praegu veel suudetakse tehnikat hoida ja see on hästi oluline, et nii nagu enne mitmel korral siin rääkisime, et kui see hea rütm sisse saadakse ja praegu on tõesti näha, et mehed liiguvad hea rütmiga ja isegi ma ütleks, et tundub kõrvalt, et suhteliselt vabalt veel. Ja, et on näha, et tegelikult tõmme on pikk, et kui sa vaatad, kuidas sääred jooksevad, et just tõmba alguses, kus kohas on võistlejate sääred, sellega sa näed, kui sügavale siis sa tegelikult oma tõmba alguses tuled ja praegu me näeme, prantslastel on ka väga pikk tõmme, aga meie meestel on hispaanlased, jah. Just hispaanlastel, aga et meie omadel oli ka, on väga pikk, sääred on peaaegu vertikaalsed ja võetakse üsnagi tõmba algusest selline tugev vurts taha ja siis minnakse ja näed, nad on kasvatanud oma vahet isegi nüüd siia, vaata, vaba vesi on vahel siis nii hispaanlaste kui ka taanlastega ja see on tõesti mega praegu, mis toimub. Ja et tahaks loota, et mehed suudavad sellises tempos ja rütmis jätkata, et see on hästi oluline. Kuigi nii nagu siin eelmise sõidu all ka mainisime, et seal kanali eespool otsas või siis finiši pool otsas, et see tuul tundus natuke siuke tihedam olema, et kui siin keskel ja on see lainetus siuke nii-öelda ümaram, siis seal eespool oli ta vähe teravam, et ilmselt seal on ka see tuul veidi tihedam, et saame näha. Nii, ja nüüd poole maa peal eestlastel ongi vaba vesi vahel teise kohaga ning kui Veiko ütles, et ehk siis peatreener, et peaks natukene alguses siis tugevamini pihta hakkama, et selle oht on tegelikult see, et sa tõesti ei suuda seda lõpuni kanda, kuid siin on näha, et 1000 meetri peal on juba täiesti näha, et on ennast ära tahunud selline pealeminek ja Elaril tundub päris raske olevat, ega Anderilgi väga lihtne seal ei ole, et sa tead, et sul on veel 800 meetrit jäänud minna ja laktaat on nii palju, et sa ei tea, kas sa järgmist sõmmet suudad teha, ehk siis sellises olukorras sa mõtled ainult selle peale, et järgmine tõmme, võib-olla teeme 10 tõmmet ära ja siit lähme edasi. No nüüd läheb raskeks, me näeme. Ja, et nüüd on hakanud natukene tulema kangus sisse. Aga edu veel püsib. Et kui sa vaatad Elari nokamütsi, eessõidu nokamütsi, siis ta natuke käib üles alla, et see näitab, et kindlasti on praegu väga-väga raske olla ja et siin on lihtsalt vaja veel lõpuni vastu pidada. Jah, et eks ta, ütleme, sõudmine ju ongi hästi lihtne, et tuleb lihtsalt kannatada ja veel kord kannatada, et ja tihti peale sa vaatad sõudjaid, et mis siis ikka ära ei ole, et siin tübid sõuavad, võib-olla isegi grimass ei ole väga ees, siin inimestel ikkagi on, aga kui ei ole, et kuulge,
come on, saab hakkama küll, igaüks saab hakkama. Aga siis viiakse kiirabiga minema pärast, et sa oled niimoodi ennast suutnud välja endast kõik pigistada, et sõupimine selles mõttes on üks väga-väga nagu huvitav ainulaadne spordiala. Ja, aga siin endiselt siis hispaanlased suures plaanis ja nüüd Eesti, sõiduliidrid peavad olema, et 500 meetrit jäänud ja veel võib öelda, et peaaegu paadipikkus on meie meeste edumaa. On, ja aga me näeme, et tempo on natuke langenud, et kui enne oli seal 36-7 juures isegi, siis praegu tundub, et on langenud sinna 33-4 peale. Et siit on veel põhimõtteliselt 50 tõmmet minna. Ja nagu näeme, et hispaanlased, isegi taanlased ja ka ungarlased, nende tõmme on natuke särtsakam praegu. Et ma arvan, mis siin toimub, on puhas kangestumine. Ja et see viimased 40 meetrit vastu pidada, 40 tõmme vastu pidada ei ole väga lihtne üldse. Ja et me näeme, et Ungari seal liigub väga hästi, Hispaania, et need paadkonnad tulevad hirmu äratava kiirusega tagantpoolt. Meie tempo 34 praegu, et ongi vajunud natukene alla poole. Et siin lihtsalt polegi miskit, et väga-väga tugevalt peale ja julgeb peale mindud ja nüüd on natukene vaja siis selle eest lõivu maksta, aga igatahes see on, ma arvan, et see on nagu väga-väga hea kogemus just, et milleks tegelikult need mehed võimalised on meil kergekaalus ja kindlasti järgmisteks võistlusteks, mis on MM, saavad nad siit palju julgust juurde, et minna julgemalt peale lihtsalt. No igal juhul siin kehtib see vanasõna, et julge peale hakkamine on pool võitu, et kui nüüd on ära vajutud ja on lastud ette siin konkurendid ja Hispaania on siin samamoodi vaikselt ette nihkumas. Vaikselt sööb ennast läbi, jah. Et vaatame, kas nüüd enne tuleb finišijoon vastu, et meie meestel on üli raske siin, aga britid võtavad siit sõidust siis ilmselt võidu. Ja 5 tõmmet veel minna. Ja kas siis Eesti tuleb nüüd kolmandaks või liigub Ungari siit mööda? Ei, napilt neljas Eesti. Sellega siis tuleb tunnistada, et see algus oli tugev, keskosas kannatati ära, aga viimasel 500 meetril see kergelt see kangestumus tuli ja kahjuks siis lõpuni vastu ei peetud. Aga igati südikas sõit ja positiivsele poolele igal juhul kanda.